Jah, kell on 13:04. Nii, tere. Õigel ajal just. Ma mõtlesin, et mul on Bluetooth. Tere kõige kõigile. lähemalt jõuavad ikka kõige hiljem. Ära muretse. Kuna me salvestame, siis mul üks palve telefonid hääletus panna. Teatud lihtsalt siis. Mõni tähtis kõne on siis... Minu on see teema, et mul on täna palve Irmasele. Sa võid telefoni laua peal panna, kui sul suriseb või midagi. Ütleme, et tegelikult ei ole... Et sa võid alati liikuda. Et praegu selle osa me lõikame nii Ester. Et seda show'd ei pane siit. Rõõm näha teid täna siin. Seda Mulgi rahatarkus nagu on selline bränd nüüd juba välja kujunenud. Ma räägin ikka väikse sissejuhatuse ka, et algas siit samast kõrvalt raamatukogust. Kui ma maikuus läksin endale raamatuid laenutama, siis mul tundus, et siin on nagu ägedad hooned, kus võiks olla rohkem siin mingid tegevusi, mis on siis seotud hariduse või raamatute tutvustamise või sellega, mis me täna siin teeme. Et igaüks on kuskil oma elus mingis punktis, võib-olla otsib muutusi ja see on nagu siis üks võimalus, kuidas paremini enda asju juhtida. Minuni rahatarkuse tõsisem teekond jõudiski umbes 3 aastat tagasi. Ja ma olen ise sellest nii palju õppinud ja kõige parem on veel õppida, kui sa saad teistega jagada ja teised, ütleme siis sinu nippide või samade harjumuste tegevuste pealt saavad tegelikult sama korrata. Kogu see eraisiku rahatarkus, mulle meeldib mõelda, et me kõik oleme tegelikult nagu ettevõtted inimesena. Meil on kõigil sissetulekud, kulud, meil on varad, mis on nagu bilanss on ja kui me kasutame laenu, siis meil on kohustused ja nii edasi on ja see kõik on mõõdetav täpselt. Kui tugevad on Eesti inimesed, nii tugev on Eesti riik. Et siis minu missioon läbi Mulgi rahatarkuse ongi aidata neid inimesi, kes tahavad võib-olla kiiremini kuskil liikuda ja oma elu ise paremini juhtida edasi ja läbi selle siis Eesti oleks parem koht elada ja olla. Et täna siin siis 2 teemat, nagu meil on olnud. Esimene siis ilmelugu, kuidas tema jõudis investeerimiseni, mis ta on teinud ja annab teile nippe, mida ta on siis võib-olla ise kasutanud ja selle teekonnal kindlasti tuleb neid uusi nippe veel, et täna ma mõtlesin, et huvitav olekski rääkida siin selliseid lugusid, et kes on nagu aasta täis saanud, et siis räägin nagu oma lugu, et ma eile küsisin Küllikese käest ka, et kaua sa siis teadlikult oled teinud. Ütleme, et 6 kuu pärast võiks olla siis sinu lugu, et mis sa oled selle aastaga teinud või Sille näiteks alustas eelmine kord, et siis november 2022 saab Sille näiteks rääkida või on sul juba varasemalt, ma tean, mingi portfell loodud kinnisvaraga, aga ja siis võtame pensioninipid, me Valloga panime selle kokku ja kuna on võimalus kasutada siis pensionisüsteemis maksusoodustusi, siis me sellest täna ka natuke räägime, et on veel võimalus panna enda jaoks nii-öelda raha kasvama ja saada riigilt kohe siis sellist kompensatsiooni tagasi. Et need võtame järjest. Aga ma juhatan siis ilme sisse, et 1 aasta on täis ja saad jagada jättegi valmistatud. Tere siis. Mul on hea meel, et ikka mõned inimesed on tulnud, kellele ma saan otse rääkida. Ma olen päris närvis. Olen närvitsid. Natuke on, sest ma ei ole selline esineja, mul on mingi nagu sõprade ringis lolli nalja teha ja silma paista, aga... Me oleme ka sõbrad. Me oleme sõbrad. Aitäh. Minu uued sõbrad. Minu nimi on siis Ilme Tähe. Elan Elvas.
5. eluaastast. Ma ei ole ei mulk ega rahatark, et selles mõttes tegelikult ma päris hästi nagu ei saa aru, miks ma siia tulin, rahatark oled. aga jah, tegelikult ma tean, et praegu kutsus on ju, sellepärast ma siin olen. Töötan kaubanduses, siis kui ma oma eriala valisin, valikus oli tegelikult 2 eriala. Esimene valik oleks olnud juuksur ja teine oli müüja. Aga kuna juuksuriks saamiseks oli vaja läbida sisseastumiskatsed ja läksin nagu mugavama vastupanu teed. Hinnetega sain sisse Tallinnasse kaubanduskooli ja siiamaani töötan kaubanduses. Alustasin müüjana ja nüüd olen siis liikunud vaikselt edasi ja olen ostujuht. Ma keeldun vananemast. Ma olen 25. Iga aastaga lisandub staaži. Praeguseks on 25 eluaastaga lisandunud 27 staažiaastat. Siis minu lugu ongi nagu sellest, kuidas tegelikult inimesed ei tule selle peale, et kui sa elad ainult palgast, nagu näiteks mina, et siis sa saad ka investeerimisega alustada. Ja selleks peabki sul ära käima peas see klikk. Igal inimesel klikib erineva asjaga. Kellel raamatuga, kellel sõber suunab. Ma väga loodan, et nagu praegu see minu ineseületus nagu annab kellelegi selle tõuke. Et see on võimalik ja ta tahab proovida vähemalt. Ja see miks tuleb leida näiteks, mitte tuleb, vaid minu jaoks oli küll nagu minu miks on siis siin pildi peal näha. Ma olen natuke emotsionaalseks. Ma ei saa rääkida. Minu armas tütar, kellele ma tahan nagu, ma ei teadnud kunagi, et palgatöölisena üldse, kui sa nagu põhimõtteliselt saadki natukene säästa, et 100 eurot kuus võib-olla, et sa saad nagu jätta mingi pärandi endast. Ja minu miks oli kõigepealt see, et ma tahan tütrele paremat elu ja teine on see, et elada ainult pensionist, teise samba pensionist, et ma tahan nagu paremat elu siis ka, kui mul ei ole võimalik enam tööl käia. Natukene puksin siit. Näiteks mina tegelikult olen päris uhke selle üle, mis ma olen aastaga saavutanud ja eks päris investorid mõtlevad, et nagu mis asja sellised summad ja mille üle sa uhke oled, aga see ei ole üldse võrdlemise koht. Igal on enda võimalused ja ongi. Ka seda ei tasu mõelda. Marekule näiteks meeldis ükskord, kui ma ütlesin välja sellise asja, et kui sa oled nagu minu vanuses või natuke noorem, natuke vanem, lapsed on sul enda elu peal, siis sul ongi võimalik rohkem panustada. Sul ei ole neid kulusid, neid ootamatuid kulusid, sest ma olen ise nagu tütart kasvatanud, ma tean, et tuleb koju ja mul on lõnga vaja või mul on seda vaja, et need ootamatud kulutused sul söövad lihtsalt selle raha ära, mis sa saaksid nagu säästa ja investeerida. Aga see ei tähenda absoluutselt seda, et ma ütlen, et nii kaua, kui teil on väiksed lapsed, ärge mitte midagi tehke. Mulle meeldis väga Kristi Saare ütlemine kunagi, et
minu esimene investeering oli 10 eurot, sest mul rohkem ei olnud. Et alustagigi nagu väikeste summadega, peaasi, et te alustate. 10, 20, 30, see summa hakkab kasvama, sest tõuseb nagu tahtmine ja sa näed, milleks sa võimeline oled. see temp oli praegu saada edasi liikuda. Näiteks praegu seega, et mina olen aastaga nii kaugele jõudnud, tulebki sellest tegelikult, et mul seda staaži on nagu liiga palju kogunenud. Näiteks minu armas treener Katrin ütleb väga tihti, et sa oled enda vastu nii karm, et aega on. Siis ma ütlen, et halloo, mul ei ole aega. Ma olen tegelikult 50 pluss inimene, et mul ei ole aega, mul on vaja kõike kiiresti. Mul on vaja enda hobis kiiresti edasi liikuda ja samamoodi investeerimisega. Aga noorematel ongi aega rohkem ja nad ei peagi korraga nii palju üritama säästa ja investeerida. Mina olen siiani elanud nagu selle põhimõtte vastaselt, et võidab see, kellel on kõige rohkem asju suures. Et pigem ma olengi nautinud seda, mida ma olen tahtnud nautida. Ja see, et ma praegu nüüd säästan, see ei tähenda seda, et ma keeran endale kõik absoluutselt. See on absoluutselt nii. Tasakaal peab olema, asjast peab rõõmu ja mõnu tundma, sest muidu muutub asi vastumeelseks ja vastikuks, kui te endale kõik ära keerate. See, millal jah, siis millega kellelgi ära klikib, on erinev. Ja võib-olla ei kliki ka esimese korraga ära. Minuga oli niimoodi, et see oli 2020 aasta suve kunagi. Marek kirjutas, rääkis natukene enda edusammustest, mis ta on teinud. Minu tundis niimoodi, et räägi, et minu teemas ei ole. Siis ta saatis mulle lingi, kus ma sain lugeda mingi lõigu rikkaks saamise õpikust, kus räägitigi, kuidas jõuda 50% klubis. See tähendab seda, et sa suudaksid säästa nii palju, et sul on investeerimiseks 50% oma palgast. Lugesin läbi, muigasin, panin pöidla, tore. Ise mõtlesin, see ei ole võimalik. Siis oli äkki septembrikuus. Ühe tervisetootega seoses mul oli Mareku abi vaja, saime kokku. Ja esimese asjana ta surub mulle selle rikkaks saamise õpiku pihku, võta loe. Okei, panin laua ära peale ja rääkisime oma asjad ära. Hakkan ära minema, ma jätsin teadlikult selle raamatu sinna laua peale, et äkki ta ei märka, on ju. Panen jalanõusid jalga. Kuule, sa unustasid raamatu maha. Jaa, tõesti, aitäh, okei on ju. Põhimõtteliselt siis mul ei jäänudki nagu midagi üle, võtsin selle raamatu. Hakkasin lugema, alguses üldse käima ei läinud see minu jaoks. Täiesti nagu minu jaoks oli vastumeelne juba pealkirjas rikkaks saamine ja õpik. No ei. Ma hakkasin vaikselt lugema, seal on sellised praktilised ülesanded. Ma täitsin kõik need isegi ära, mis seal oli, et teinud see ära ja teinud see ära ja ma räägingi praegu tegelikult raamatutest ära, et see oligi, millega mul klikk ära käis. See on nagu väga hea raamat, seal on kõiki nippe, mina olen noppinud välja need asjad, mis minu jaoks on olulised. Aga seal on näiteks, kuidas laenust kiiresti lahti saada, igasuguseid asju on seal. Teise raamatuna ma lugesin Rahaedu põhimõtted. See on nüüd natuke põhjalikum asi. Absoluutselt mõlemad raamatud soovitan. Kõik, kas loete mõlemaid, loete ühte. Kolmanda raamatuna Marek andis mul kõigutamata kirja. Ja kui mina oleks saanud selle raamatu esimesena endale kätte, siis minu ajaks oleks praegu, ma oleks seal punktis, kus ma olin aasta tagasi. See ei kõnetanud mind, see ei olnud Eesti inimestest, see oli nagu täiesti... Mis raamat see oli? Kõigutamatu. Kõigutamatu. Antoni Robbins raamat.
et kui mina oleks selle saanud esimesena, ma ei oleks jõudnud ei rikkaks saamise õpikuni ega rahaelu põhimõteteni. Ise ostsin Kristi Saare kuidas alustada investeerimisega. Väga vabandan, kui sa oled enne lugenud rahaelu põhimõtteid ja rikkaks saamise õpikut. Kui te saate selle raamatu esimesena kätte, jah, aga pärast neid kahte mina kutsun neile piibliks, et peale seda piiblit tundus niimoodi, et nojah, miks ma seda 20 eurot kulutasin kahjuks. Ja nüüd siis Marek inkis mulle mõtlemist muutes rikkaks raamatu. Tunnistan ausalt, ei lähe minu jaoks käima raamat, aga raamatu autor kirjutab ka, et see raamat kõiki nagu esimest korda ei kõnetagi. Teda on võib-olla lugeda vaja 2 ja 3 korda. Minu elu on võtnud praegu sellise suuna, et ma olen nagu 4 kuud saab täis, kui ma pean enda eluga nagu ise hakkama saama oma kulud ja tuludega. Ja mul on väga raske aeg olnud ja emotsionaalses mõttes just. Aga eile ma näiteks käisin kõndimas ja mulle tuli täiesti võõras naine vastu. Ja ütles mulle tere ja naeratas. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, ma vist särasin. Et miks ta mulle seda ütles, et võib-olla see raamat on juba natukene minu mõttemaailma muutnud. See raamat nagu põhimõtteliselt ongi selles, et sa tõmbad enda ellu täpselt seda, millest sa mõtled kogu aeg, mis sul peas toimub. Mina eile sain aru, et ma ei ole 3 nädalat enda peas mõelnud lauset. Ma olen õnnetu. Ma ei julge seda soovitada, et jah, selle raamatu järgi nagu sa tõmbadki rikkust ka enda ellu. Kui sa endale kogu aeg korrutad, et sa saad rikkaks ja sa saad raha. Mina raha osas ikkagi teen nagu konkreetseid samme, mis ma siiamaani olen teinud, aga jah, selle õnne ja rahulolu teema võib-olla tõesti peakski nagu endale rääkima, et sa oled õnnelik. Nii, raamatutest rääkisin ära. Esimesed sammud siis, algas kõigepealt raamatutest, aga konkreetsed sammud. Hakkasin kirja panema tulude ja kulude tabelid. Alguses tegin selleks tabeli, mis ei olnud nagu Exceli tabel, jah, see oli tüütu iga kuu lõpus lüüa need summad konkreetselt nagu kokku ise. Aga ma tahtsin kirjutada iga kulu juurde, mis asi see oli. Välja arvatud toitu maa, nii hulluks ma ei läinud. Ja kirjutasin juurde, et vaata nii palju ja nii palju ja nii palju selle jaoks. Mõtlesin esimene kuht, jumala hästi läinud, ma olen nii tubli olnud, ma olen nagu seda endale keelanud ja seda keelanud. Kuu lõpus nüüd tabeli kokku vaatad, mida 20% sääst ainult. Nalja või? 50 oli eesmärki. Ja see ongi see koht, kui sa hakkad vaatama, kui palju kulub. Mõtlesin, et ma ju tean, sa ei tea tegelikult. Minu jaoks oli kõige suurem kulu olid trennid. Ma käin trennis, mis on tegelikult peale tunnis. Aga sinna juurde ma veel käisin korra nädalas 5 eurot, hops. See teine trenn meeldib mulle ka 8 eurot korra nädalas, hops on ja. Nagu sa vaatad, et sa pead 200 eurot kuus trennide peale, seda on palju. Siis hakkadki mõtlema, mida sa tahad päriselt teha ja mida sa saad ise teha. Ma kõnnin näiteks väga palju nüüd, ma tegelikult päris kogu aeg kõnnin. Sealt hakkasin kulusid kokku tõmbama, pluss igasugused muud tujuostud. Ei ole vajalik näiteks närida nätsu, nagu mina närisin. Üks läks mõttes ära, kogu aeg käis niimoodi. See ei ole vajalik. Mõtled jälle, mis see pakk nätsu on 65 senti. Pane nädala peale kokku, pane kuu peale kokku. Mis see läheb maksma? Kõik sellised väiksed asjad.
jah, seda veel aitab kaasa. Meelerahufond oli teiseks. Ma ei ole selline nulli kulutaja õnneks kunagi olnud ja mul oli mingi pool vist nagu olemas, et sellest meelerahufondist. mis see meelerahu? Meelerahufond on see raha, mis nüüd piiblis on kirjas, kõik lugege piiblit. Et see osa, mis sul peaks olema kogu aeg raha olemas. Kui sul elus juhtub midagi ootamatut, sa jääd tööst ilma. Kui suur see summa peaks umbes olema? 3 kuni 6 kuu hakkama saamise raha peaks olema. Mina ei arvanud, et see peab nii palju olema. Mul oli 3 kuu on olemas. Aga ma hakkasin seda vaikselt kasutama nagu 6 kuu peale siis. Ja see on raha, mida ma ei puutu. Ainult eriolukord peab siis olema, et ma puutun. Selleks ongi eriolukord, et kui sul läheb näiteks midagi katki, mida sul on vaja kohe osta või tõesti see, et sa jäädki tööst minema, et see otsingute ajaks sa ei ole nagu. Just see, et sa ei pea võtma mingit kõrge intressiga väike laenu uue külmkapi jaoks. Aga õige. Siis kolmanda asjana oli kolmas sammas, sellega mul oli väga kiire teel. Sellepärast, et Marek saatis mulle selle tuleva 3. kalkulaatori ringi, vaatasin, et palju peaks mul olema aasta lõpuks, kui palju ma võin panna 3. sambasse, et saada maksimaalselt tagasi tulumaksu tagasi. See 3. sammas ongi see asi, mis on minu jaoks, konkreetselt minu jaoks. Et see on see, et ma panen iseenda jaoks raha, enda tuleviku jaoks, pluss see minu pandud raha pannakse, nagu investeeritakse edasi, see kasvab. See on juba pluss, kui ma oma konto pealt seda raha hoiaks, siis ei kasvaks see. Aga see pannakse mul kasvama ja siis pluss reaalselt see, et ma saan korra aastas tulumaksu tagastuse. See tuleb sellest 3. samba pealt siis, mis sa oled nagu maksnud, sealt tuleb tulumaks. Hiljem arutame, see tuleb teisest teemas nagu pikemalt. Et jah, et see on nagu ise endale arve peale nagu mingi niinimetatud pensionifondi kogumine ei anna sulle neid 2 boonust. Ta ei kasva sul ja sa ei saa seda tulumaksu tagastust. Et see on nagu, mis on minu jaoks. Kasvukonto tegin endale ka, valisin 2 fondi. See on nüüd see asi, mis mul on jah olemas, millesse ma olen igakuiselt lisanud ka kuni eelmise kuuni. Sest siis mul oli vaja reisiraha säästa ja ma ei pannud. Ja siis ma vaatan seda kasvukontot, ma ei julge seda kellelegi soovitada. Esiteks, ma ei ole endale selgeks teinud, kuidas ta toimib. Teiseks on see kogu aeg miinuses. Ma ei ole sealt veel näinud, et midagi oleks nagu plussis. Ja praegu ma olen endale suuna võtnud, et ma sinna ei lisa. Las ta olla. Ma ei tee taga midagi, ma ei võta seda välja, las ta olla seal. Edasi läks, kui ma olin saanud 3. samba ära maksimeerida, sinna ma nüüd kannan igakuiselt, et mul oleks vaja aasta lõpus üle panna. Igakuiselt kannan, eile tegin arvutused ära, opa, see kuu ei peagi. Mul on summa täis ja ma saan selle panna rohkem jälle aktsiatesse. Natuke täiendan siia võib-olla pärast, mul läheb see mõte seal meelest, et miks on hea igakuiselt osta väiksemate juppidega on see, et majanduses on tõusud ja langused. Et üks hetk täna ütleme ettevõtete hinnad börsil langenud. Sellel hetkel, kui sa paned iga kuu sama summa, näiteks on 100 eurot või 200 eurot, siis sa saad selle 200 euro eest rohkem neid, ütleme ettevõtte osasid, kui see hetk. Eelmine kuu näiteks 200 eest olid aktsia hinnad kõrgemal, siis sa ostad vähem. See keskmine hind tuleb sinu jaoks nagu hea. See ongi see, öeldakse ajas hajutamine. Ja väga paljudest raamatutest, kus ma olen lugenud, see on kõige parem viis üldse investeerida, ehk siis see järjepidevus, üks ja sama distsipliin. Sa võid mingi hetkeliselt seda summat kergitada, kui sul läheb elu paremaks. Võid 200 pealt 300 peale iga kuu minna, et osta. Aga on tõestatud, et kui sa oleksid müünud
turu parimatel hetkedel ja ostnud halvimatel hetkedel, minu arust oli isegi see parem. Et sa kunagi ei suuda ajastada, millal miski nagu börsil liigub. Me teame, et ju energiahinnad praegu on kõrgemal, aga samal ajal näiteks turul, mis on see Enefit Green on ju, aktsia langeb. Seal ei ole mingit loogika. Samal ajal võiks ju see ettevõte ka kohe lennata nagu üles. Et kui te hakkate, just rääkisin praegu selle ära, võib-olla pärast tuli meelde, et see ajas hajutamine ongi, kas see on iga päev, iga nädal, iga kuu, kord aastas, ma ei tea, kuidas te teete ja oma plaani on ju, et vastavalt sellele, aga kord kuus mingi üks summa panna, et nagu ilme on teinud. Nii. Üksik aktsiad. Jah, kui ma olin sinnamaani ära jõudnud, et mul oli need asjad, mis ma pidasin kõige olulisemaks esimesena teha, siis selle aasta veebruaris ma ostsin oma esimesed aktsiad. Sellega oli ka niimoodi, et ma oleks tegelikult, mul oli natukene raha juba osta ka varem. Siin tahan sellepärast seda rääkida, et olge julged. Kui te ei saa pihta või ma saan aru enda pealt näiteks sa kardad, need on sinu jaoks nii uuelased. Küsige kellegi käest, ärge ega. Marekuga oli mul niimoodi, Marek mul väga tugev tugiisik on ja sellest temast nii palju räägin. Et mõnikord oli, kui ma tahtsin midagi teada ja ma ei küsinud õigel hetkel, siis ta kirjutas mulle guugelda. Olgu. Ja siis tekkis nagu väike hirm, et ma nagu päris alati ja päris kõik ei julge küsida. Õnneks oli mul Tallinna sõbranna, kes kirjutas mulle kuskil, et oi, ma vaatasin, et sa oled seal Facebookis finantsgrupis, et kas sa tegeled ka aktsiatega? Ei, mul plaani selles. Ja siis temale ma nagu üldisin kirjutada, et kuule tead, et ma tahan aktsiaid osta, aga ma ei saa üldse pihta, et kuidas ma seda teen või... Ja siis tema tegi mulle screenshotid, punased nooled juurde on ja sooritasin oma esimese ostu, arvake ära. Tegin screenshotid, oli see aktsiate selle ostuorderi kinnitusmeili peale, tegin screenshotid, saatsin Marekule. Vaata, minu esimesed beebid. Napakas on jah. Aga ma tahtsin lihtsalt nagu jagada oma rõõmu inimesega, tänu kellele ma selles hulguses olen. Ja muidugi jah, ma ei tea, praegu on naljakas, aga siis tundus see nagu nii lahe on, et ma ütlen talle, et ma ostsin esimest aktsiat. Ja nüüd ma siis vaikselt ostangi. Need aktsiad, mis ma esimesena ostsin, need on sellise tõusu teinud, et mul käis ei tõuse neid juurde ostma. Marek ütles ka kunagi, et on vaja plaani. Ja mina olen nende jaoks sellise plaani teinud, et muidugi need 2 panka jooksevad mul eest ära kogu aeg selle summaga. Nende pealt on mul kõige suurem kasv. Aga plaan on see jõuda summaliselt oma portfellis olevad aktsiad kõik nagu ühele tasemele, siis jälle ühte tõsta ja niimoodi järele jõuda. Ma ei tea, minu puhul on nii, kuidas teistel ei tea. Kõik, mis mina räägin, ma ei ütle, et see on õige. Mina lihtsalt räägin nii, nagu mina teen. Marek kunagi rääkis ka seda, et tema müüs ära portfellist aktsiad, mille väärtus ei tõusnud. Minu jaoks ei ole see oluline, sest aktsiaportfell on mul minu tütre jaoks. Tema jaoks on nagu nii puhas boonus, ükskõik palju seal on. Minu jaoks on oluline, et firma maksaks dividende. Ja siis ma nagu, jah, et dividendid on siis, kui need makstakse välja, siis sa ise tead, kas sa investeerid edasi või sa teed endale pai. Et sa oled tubli olnud, luba endale sellest midagi. Mina esimesed dividendid, esimesed aktsiad soetasin veebruaris ja esimesed dividendid jaanipäevaks maksis minu portfellis olevast 5 firmast 4 firmat maksid mulle dividende. 4 kuu eest ma sain 76 eurot. On suur summa? Ei ole. Arvestades 4 kuu eest mul on see niisama, et ma panin oma raha õigesse kohta. Minu meelest väga hea. Jah, kuna ma olin nagu ainult 4 kuud tegelenud, siis paid ma veel ei väärinud ja investeerisin selle raha edasi. Siis mis asi on, ja muidugi alati iga asja puhul järjepidevus ongi. Mina ei piitsuta ennast niimoodi, et kui sa ei saagi see 1 kuu, 2 kuud osta, no mis seal ikka sa ei saa. Et peaks küll järjepidevalt, aga elus tuleb igasuguseid asju ette.
üle ei saa tõusta iga kuu. aga mis mind nagu väga aitas jälle Marek saatis mulle nagu lingi, et kuule, meil on seda vaja. Meil. Okei, meil on seda vaja, mul on seda vaja. Ma ei tea, kas sul on vaja portfellihaldur, väga hea asi. Ostin selle, ma ei tea, kas nüüd Marek jagab seda linki, kus seda osta saab või me võime jagada minu ostetut, aga samas see, kes selle portfellihalduri lõi, kas ta nüüd tahab päriselt niimoodi jagada, ma ei tea. See on mul tütre võttis. Sinna ma kannan iga kuu alguses. Sinna mul on, tähendab jooksvalt, kui ma ostan aktsiad, kannan ka mis kuupäeval, mis hinnaga ma ostin, kui palju ma ostin, palju mul selle peale läks. Ja iga kuu algus ma kannan reaalselt sinna sisse veel summad, mis mul on raha. Meelerahufond, siis mul on 3 pangas on nagu konto, sellest ma räägin ka, miks neid on 3. Ja see on jah sellepärast hea, et sul on seal enda asjad kõik koos. Kuna me ei tea, kaua meil aega on. Võib-olla meil on 2 päeva, võib-olla meil on 20 aastat, võib-olla on 30 aastat. Et kui juhtub midagi ootamatut, et sinu oluline inimene teab, kus on kõik sinu asjad koos. Ta teab, kus pangas sul midagi on, palju sul on. Et ta ei peaks hakkama nagu leiutama, aga ma ei teagi, mis tal on. Et minu tütar peaseb alati sellele ligi. Et näha, mis tal saada on. See on küll päris innetust öeldud, aga nii on. Siis see võis olla äkki kas mai või juuni. Vihjas Marek minu eale. Ma olen 25. Ütles, et sinu eas peaks olema võlakirju ka portfellis. Võlakiri on tegelikult ebaviisakas ja ma ei ole. nagu laen. Ja mis seal ikka, neile sinna solvamise alla on ja hakkasin koguma. 2 kuud osta ei saanud aktsiaid, aga kogusin kokku. Ja septembris siis saatis jälle Marek, ma olin nii hea, aitäh sulle, et sa hoolitsed meist. Et kuule, märgi ära, et äkki natukene ostad on ja võlakirja. Hakkasin siis märkima, vaatasin pangast ka nagu keegi ütles, et sa ei ole seda tehingut teinud on ja sa oled nüüd oma pead. Olgu olen siis oma pead. Aga jah, et alates 6. oktoobrist on mul natukene võlakirja ka. Ilmselt minu eas võiks olla rohkem, aga praegu on nii. Kui tekkis siin küsimusi, ma võin natuke selle võlakirja punkti juures lihtsalt täpsustada. Ütleme, et te olete võlakirja või laenu investorina siis teisel poolel, kui muidu lähete ise panka, võtate endale laenu, maksate intressi, siis seal olete teistpidi, et teie annate mõnele ettevõttele või kas või pangale, kes kaasab kapitali selleks, et näiteks konkreetne näide oli siis üks pank, kes kaasas raha selleks, et pakkuda inimestele läbi siis oma teenuseid ja kõrgema intressiga. Ja siis see on nagu ärimudel, et see on võimalus samamoodi saada siis igakuiselt või kvartaalselt või kuidas siis ettevõtted maksavad nii-öelda intressitulu. Et panna mingi osa oma sissetulekust siis ka sellisesse varasse, mis toob sulle iga raha ka. Et aktsiad on tore vaadata, kui kasvavad, aga paberid. Ja nagu see maha müüd. Nii, siis harjumuste juurde. Põhiline harjumuste muutus oli säästmine, mis võimaldas mul üldse alustada investeerimisega. Tegelikult see investeerimine ja investor ja edulugu ja sellist sõna läheb minu peale, et ma olen seal nii tavaline inimene ja teen väikselt asju ja mida oskan ja nopin infot, kust ette jääb ja aga see säästmine, see on päris huvitav. Säästmise juures on
kõige peamine asi. sõel. tahtmised ja vajadused. kui sa saad enda jaoks selle sõela paika, et näiteks ma lähen poodi, vaatan, ilus jope, ma tahan seda, aga kas ma vajan seda? Ma ei vaja seda, sest mul on eelmine jope täiesti nagu ilus ja ei ole värvist ära ja kõik on ju, jah, ta ei ole nagu selle aasta mudel, aga tema töö teeb ära. Ja see on igas väikses asjas, et seda sõela rakendada. Minul on päris mitu nõrkust olnud, tänu millele ma olen kulutanud nagu raha, mida tegelikult asjadele, mida mul ei ole vaja. Nii palju. Trenniriided, 50 € üks jupp, 50 € teine jupp. Korra kuus ostime trenniriideid 100-120 €. Iga kuu. Raha, mille oleks ma võinud investeerida. Kas ma jõuan nad elu lõpuni ära kanda? Ma ei jõua. Samamoodi kaelaehted. No mine hulluks nad. Nii ilus ju. Ostan ära. Kas mul on seda vaja? Mul ei ole seda vaja. Päevitusriided. Hullu jälle vaatab ilusta. Sellist mul ei ole ka ju. Just sellist. Ja need on 10. Mul tegelikult selle mustriga on, aga no musta põhja peal ei ole ju. Selliseid nagu hullusi ja siis jalanõud on minu kolmas nõrkus. Sellist kontsaga ei ole jah. Jaa, täpselt. Või no tegelikult see on ju 2 inti on kõrgem. Sellist ei ole. Need on need suuremad asjad, aga samamoodi väikestes asjades tegelikult. Et näiteks, nagu ma mainisin, trenn, mida ma tahan teha, aga ma ei vaja seda tegelikult, ma tahan seda. Kõik ei saa endale keelata ja ma ei kaotsegi sellest loobuda. Ja võt oligi aeg, kui ühe trenni hind on 10 €. Läheme tanklast läbi, võtame kohvi, no see on 2+ €. Kas mul on seda vaja? Mu trenn on juba 10+ €. Pane jälle summa kokku. Et tegelikult sa võid selle kohvi kodus teha. Sa ei pea seda jooma. Ja või tore on sõbrannadega koos, et noh, kõks mu lillegi, joome kohvi nii ära. Aga jälle tõesti, ma olen endale hakanud keelama asju niimoodi lihtsalt vastu näppu pannud. Et selleks, et säästa, sa peadki seda sõela paika panema, see on esimene asi. Aga jälle rõhutan, ei tohi endale kõik keelata. Absoluutselt ei tohi seda, see muutub siis nii vastumeelseks, siis sa mitte midagi endale ei luba. Ja, aga see on väga huvitav, et kui sa lähed näiteks Tallinnas kohvikusse, ühes kohvikus võtad ühe kohvi 3,50, teises 3,50, kolmandas 3,50. Juba kohvi on nii palju. Jah. Kas sa tegelikult vajad seda? Kas sa vajad seda? No tegelikult ei vaja, aga kui sa lähed juba kohvikusse kellega kohtuma on ja siis midagi pead sa võtma, aga need kohvihinnad on, seal on nii jõhker, see hull hindlus. Ja see ei ole ka niimoodi, et sa nagu vajad seda tegelikult. Aga see ei ole ka nii, et sa pead iga kord endale vastu näpp andma. Jah. No sa võid käia ühes kohvikus, aga ja. Või korraldada siis nii, et näiteks sa saad seal selle ühe kohviga 3 sõbrannat ära kohvitada või mis iganes. Nii, lisaharjumuse muutus on meil, elan Elvas, trennis käin Tartus, trennis käin bussiga, sest trenn on niigi kallis ja autoga käimine oleks kallis. Mõni mõtleb ebamugav, okei, sellega olen nõus ebamugav. Kas see on ajaraiskамine? Ei, see ei ole ajaraiskамine. Mina suhtun sellesse asja niimoodi, et see on 1,5 tundi minu aega. Ma bussis saan lugeda, autoroolis ei saaks. Või siis näiteks sa oled kasutanud mingit teenust, sulle tuleb küsimustik. Ma ei raatsi kodus selle peale aega raisata, sest see võtab ikkagi 10-15 minuti. On täpselt õige koht seda teha. Teedad selle küsimustiku ära. Trennis, bussi pealt trenni, liigun jala. Ajaraiskамine ei ole, sest ma kõnnin nagunii. Ja trennipäeval mulle ei ole nagu aega enam minna eraldi kõndima. Mulle ütleski kord üks tuttav, et käid kõndimas, sul on palju aega.
mina ütlesin selle peale, et tead, et see on valikute küsimus. sel ajal, kui sina oma tagumike laiaks istud teleka ees, mina liigun värskes õhus ja teen enda tervise jaoks midagi. et täpselt ongi valikud, et sa valid ise selle positiivse mõtlemise ja sa leiadki võimaluse see aeg ära rakendada bussis. ja reeglina tegelikult niimoodi näiteks, et ei saa öelda, et oma bussijuhid on ülbed ja vastikud. kui ta näeb, et sa võtad selle raamatu välja, ta ei kustutagi poolest ära. õhtuses bussis, päris õhtuses, kui ma tulen näiteks ikkagi nagu 3:10 tulen bussiga, siis ei ole võimalik pimedal ajal lugeda, mis seal ikka. ma korra küsin vahele, kas teil on Tartumaal ka tasuta bussiliiklus? jah. Nagu mina. igal pool ei ole. siis on see e-raamat nagu klapib pähe, kui täiesti asendamatu asi, vot selle 9 eurot ma küll iga kuu raiskan. ja praegu on küll niimoodi, et nüüd nagu selle enesearengu seisukohast ma loen nüüd seda, mis Marek mulle kinkis, aga nagu ega ei pea lugema ainult neid inimesteemalisi raamatuid või enesearengu raamatuid, ilukirjandust väga vabalt võib lugeda, et praegu nagu ongi, ma olen sellises eluetapis, kui ma vajan praegu tegelikult hoopis juba teist, sest ma ei eneseanalüüs. ja see ongi sinu valik, mis sa valid ja mis sa loed ja mis sa teed. valikud, järjepidevus, kõik üksteise omaga loed. Siis lisatulude leidmine. kui mul ei oleks nüüd aasta aega seda mõtteviisi muutust ja neid konkreetseid samme, ma oleks tegelikult põlvili nii emotsionaalselt kui rahalises mõttes. aga praegu ma pean õnneks või kahjuks pean tegelema ainult selle ühe poolega, aga see rahaline pool tänu oma harjumuste muutmisele on nagu okei. jah, mulle on tulnud nüüd kulud, mida ma enne sain jagada. ja on iga kuu minu palka arvates 150 eurot üks kulu, mis ei ole absoluutselt minu kulu, ei olegi minu kulu, aga sellega tuleb tegeleda. Õnneks on mul sõbranna ja juhataja on töö juures ühes isikus. alati, kui on võimalik mingit lisapäeva teha, tahad. teen kõike. olen ostujuht. kas sa tahad olla? Muidugi. vahetusel ajal tahad olla? Muidugi. saali peal tahad kaupa välja panna? Muidugi. et aitäh, Raili, et sa oled mulle võimaldanud selle lisateenimise võimaluse, et ma saan nagu oma harjumustega jätkata ja ma saan ilusasti oma kuludega hakkama. Portfellihaldurist rääkisin tegelikult, et see ongi nagu korra kuus täita. kas on tasuline siis või? see portfellihaldur ei ole, see oli ei, ma ostsin seda. investeerimisklubi lehel lihtsalt Marko Oolo tehtud. just, et ma võiks seda tasuta ka jagada, aga kui ma olen siia pannud, et kes seda väärtustavad, et 2 eurot alla laekumine. väga hästi sümboolse tasu. ei olnud. sa ütlesid, see on 2 eurot, aga see maksis tollaks ajal. aga seal oli vist mitu osa või sellele? sul olid hinnad tõusnud ka, mina ostsin 5-ga. aga see on seda väärt. ühekordne kulu. ja selle ühe kohvi ostmata. no täpselt, kui sa nii hakkad mõtlema. ja nagu ma ütlesin, et kui midagi, et kõike ei tohi endale keelata. näiteks praegu tänu oma harjumuste muutusele sain ma käia tütrega reisil. ma ei ole saanud nagu 2 kuud tänu sellele investeerida, aga teate, millise võimu või rahulolu tunde sa annad, sa saad hakkama. et ma ei pea mõtlema, et ma ei saa näiteks tütrega reisile minna. ja ma ei saa lubada endale seal 2 nädalast Tai reisi või, aga korraks nina soojamist ikka saime. ja siis teate, kui hea tunne oli. eile siis vaatasin oma rahad üle, kandsin viimase saba otsa tütrele ära selle reisi eest ja siis vaatasin, jess, raha jäi järgi. Võõrutusnähud tekkisid, noh. Hakkad värisema ja närviline ja mõtled, ei saa osta, jess, sain osta. ma sain osta. et 2 kuud ei ole saanud nagu aktsiaid osta. aga nüüd sain. mis sa siis eile ostsid? ära uuri. me oleme huvilised.
lihtsalt, ma ostsin Tallinna Sadamat. kas see on dividendiaktsiaga või? Jah. et see pole paha valik. ja siis jah, nüüd nende aktsiate peale läks, et noh, tegelikult inimene võib mõeldagi, et ma säästan, las olla seal arve peal minu raha ja kõik, aga näiteks mulle meeldibki see, okei, maksad dividendi, väga hea, aga mulle meeldibki, kui see hind väga ei tõuse, sest ma saan osta seda aktsiat sama hinnaga, kui ma ostsin aasta tagasi. aga no oletame, et aktsia maksab 10.50, ma ostsin aasta tagasi ka 10.50-ga. aga reaalselt, kui sul oleks see 10.50, kas sa saad sama palju vorsti 10.50 eest, kui sa said? aga aktsia sa saad ikka sama hinnaga. Jumalast hästi ju. et see oli raha nagu säilitanud oma väärtuse. inflatsiooni vastu nagu. jah. et minule väga sobib ja mina üritangi osta nagu neid aktsiaid, mis minu portfellis. ma räägin selle osa ka siis praegu ära. et ma maksangi kõigepealt oma maksud, kui mul on palk tulnud. ja siis kuu lõpuni ma ei osta mitte midagi. sest ma ei tea, mis meil võib toimuda enne palgapäeva, vaata palju mul raha on. ja siis ma hakkan juba jälgima nädal varem, mis hinnad on, ma tean, mida ma tahan juurde osta. ja ma ostan sel hetkel seda, mis on hinnalt kõige lähedasem sellele, mis oli mu esimene ost. sama hinnaga ma enam ei saa kindlasti, mõnda saab, aga tavaliselt ei saa. aga ja üritan osta just seda, sest et noh, ma üritan neid tõsta kuskile, aga ma tean, mida mulle vaja on, et ongi mingi 3-4 asja on ja et nendest ma siis valin välja selle, mis mulle sobib. Kuu lõpuks enne palgapäeva, selles mõttes ma kulutan ennast nulli. Et meeleolufondi ma ei puutu, aga see vaba raha läheb mul kõik. et sa vaatad, palju sul üle jääb ja nii palju sa paned aktsiatesse siis? ja kas on ka nagu mingi määr nagu alla, mille ei ole üldse mõtet üldse ostagi? Ei, mitte mingit määra. Piisab ka ühest osta aktsiast. üks aktsia, et kaks seal ei ole mingeid kulusid. Balti börsil on niimoodi, et Swedbankist ja LHV-st ostes ei ole sul müües ega ostes mingit kulu. Kõige odavam ettevõte, mis sa saad osta, saad ühe osaku või aktsia on vist 30 senti või midagi siukest. Tallinna Sadam on mingi 1,85 või sellist praegu ei tea. et noh, siin ongi, sa saad valida, aga üksikaktsiaid valides jah, pigem natuke jälgige nagu ilme on teinud, et noh. sest nad liiguvad päeva jooksul. mul on olnud niimoodi ka, et ma teen ostu ära, tuleb ostumüügi see order ära ja vaatan, juba kaotasin 15 minutiga. mida asja, miks te niimoodi teete? aga see lihtsalt selleks peabki ja nädal aega ma jälgingi, mis toimub, kas tõusevad, kas langevad, mis langeb. tavaliselt nad liiguvad küll nagu suht. kui palju sa nagu päevas umbes kulutad selle info hankimisele ja vaatamisele? ei kuluta palju. mina ei ole äppi tõmmanud, kuigi Marek juba mitu korda räägib, tõmbab, mina lähengi lihtsalt Balti börsi lehele ja mul on seal ära märgitud linnakesega mind huvitavad aktsiad. kes võib-olla emotsionaalsemalt rohkem selles suhtuvad, ei soovita üldse vaadata neid asju. no ma räägin. et sa ei vaata ette ega taha ja mina räägin niimoodi, et mis minu jaoks näiteks toimub. 5. kuupäeval otsustad, et sa kogu aeg ostad või ostad kuu lõpul. et ei ole ju nii, et hommikul oled saanud selgeks, et hommikuti näiteks on kasulikum osta kui õhtuti, et siukest. vot selle kohta antaksegi nõu enne lõunat mitte osta. aga pigem ikka mitte, et pigem siis. tehakse kõige rohkem tehinguid. ja siis on nagu hinnad on kallimad. aga üksikaktsiate puhul ma olen ka ju tegelikult alles suht noor selles, et 1,5 aastat, mida mina siis praegu pigem õpingi tundma nagu ettevõtet kui organismi. et kuidas ta siis toimub, meil on kõigil hapnik, see on rahavoog on ju. ja kuidas ta nagu meil siin toimub, et selles mõttes on, kui ettevõte ei saa raha peale, ehk ta ei müü midagi, ei paku toodet, siis tal ju kõik asjad hakkavad välja lülitama sees. et sa ei saa maksta palkasid, sa ei saa osta materjali ja nii edasi, lõpuks ettevõtted proovivad ennast päästa, võtavad laenu juurde. siis mina proovin hinnata, kas see laenu kogus, mis selle ettevõttel on üldse võimeline veel päästma seda 5, 10, 20 aasta jooksul. et üksikaktsiatega, et sinna te jõuaksite ennem on need ilme esimesed sammud, mis seal olid, võid korra tagasi panna. et
hästi olulised on tõesti need esimesed sammud kõigepealt teha, et kui te ostate neid indeksfonde, millest me hiljem pikemalt räägime, et siis saate aru, miks, et ma praegu ei lähe süvitsi. aga jah, sa tahtsid veel, ma tahtsin üks slaid veel ju. et seda öelda ka näiteks, et hästi palju rõhutatakse nendes raamatutes, mida ma väga soovitan, just seda, et sa pead endale kuupäevaliselt ja summaliselt paika panema. Et mis ajaks ma mis väärtust tahan enda jaoks tuua. Mina ei ole seda teinud. Mina lasen kõik vabalt kulgeda. Aga mul on ka päris kõva distsipliin ja ma ei ole pidanud seda vajalikuks ja ma ei taha tegelikult endale peale seda lisapinget. Et kui ei saavuta seda. Ja, ma ei taha seda absoluutselt. Ja teine asi, mida soovitatakse ka hästi palju nendes raamatutes, on see maksa esimesele endale. Seda ma ei ole kunagi ütelnud kasutama. Samamoodi tänu enda distsipliinile. Jah, seda võib vist nagu natukene sinna alla liigitada, et kolmas sammas ma ei oota kuu lõpuni. See ongi võib-olla see maksa esimesena endale minu jaoks. Et see on minu tuleviku heaks. Kolmanda samba, see on must be on ja selle ma maksan nagunii hambadristi. aga mis asjast kolmandast sambast? me pärast räägime. Jah, pärast räägime seda jah. Eraldi teema on täiesti. aga palju sa üle sinu kolmandasse sambasse maksad iga kuu? See oleneb tegelikult sissetuleku suurusest. 15%. 15%. on see nagu 15 või rohkem? Minu nagu see on teine sammas. Rohkema pealt ei saa. Ei saa tagastust. Vaata, pärast Marek räägib selle. Aga maksta võib. Ikka võib. Jah, et sa lihtsalt nagu 15% pealt saad ainult tagasi. Jah, et ülejäänud ei saa tagasi. Et see on tublid, kui saate rohkem panna. Jah, need sammud. Valikud ja küsimused, kes kuhu paneb, on ju. Jah. Siis, see on ka hästi oluline tegelikult oma harjumuste muutmises, mille selle nõksu ma sain ka rikkaks saamise õpikust, et sul oleks erinevad kontod, erinevate asjade jaoks. Minul on LHV-s konto, mis on ainult investeerimiskonto. Seal on mul reeglina 0 raha. Mul ei ole seal raha. Sinna ma kannan siis, kui ma teangi palju mul raha on ja mida ma osta tahan ja ma ei kanna sinna, et vahet pole, ma kannan 50 rohkem. Ma kannangi täpselt nii palju, kui mul vaja on. Ja teine konto on see, kus mul on söögiraha. Selles on üldse majapidamiskulude raha. See ongi see kaart, mida ma kasutan, et ma ei peaks kirjutama igapäevaselt üles. Nii, täna läks mul 2 eurot, täna homme läheb 15 eurot, et ma ei peaks kirjutama eraldi sinna enda tulude tabelisse igapäevaselt, sest see on tüütu, see on väga tüütu. Sa teadki, võtad kuu lõpus kokku, paned selle nagu perioodi kuu algusest kuu lõpuni ja sa tead, palju sul läks ja kannad sellesse tabelisse lihtsalt üle päeva kuu. Ma just tahtsin öelda, et ma olen 2 korda üritanud proovida teha, mu lapsed samamoodi seda kulude ja tulude, et kirjutada üles. See teeb kuu lõpuks, et see on nii närviliseks, et jääb meeles, kas ma nüüd panin selle kirja. Ja mõttekas ongi see eraldi kaart. Ja tegelikult ma pean ütlema, et minu enesedistsipliin on ka nii suur küll, et mul ei jäänud sugugi seda raha rohkem järgi siis, kui ma jälgisin seda asja. Sest täpselt jäta ära startoli kohvid ja kõik siuksed asjad ja see on midagi võib-olla kus pikka on, aga see tegi nii. Sul on kolmas konto on siis meeleraudkond? Ei, tegelikult on niimoodi, et kuna ma olen nii distsiplineeritud, mul on meelerahu, ma teen reklaami praegu enda kodupangale, Cooppank. Ma alguses hoidsin SEB-s, aga siis ma vaatasin, et tavahoiuse pealt maksab kõige paremat Cooppank. Mõtled jah, et selle summa pealt, et 2,50 kuus. Aga see 2,50 maksab mul 1 kohvi kinni. Kas on ta 2% intress? Peaks olema vist, jah. Aastas? Aga ma saan iga ta maksab iga kuu. Jaa. See on see, et kui sa ära lõpetad, et sa ei pea olema see aasta, vaid sa lõpetadki ära, sina oled need rahad juba iga kuu sealt kätte saanud, on ju. Absoluutselt. Ta ei ole tähtajaline. Sest paljud hoiavad niimoodi, et sa aasta aega pead hoidma seal ja sa saad selle raha alles lõpus kätte, nii kui sa varem lõpetad, siin nägemist. Ei ole absoluutselt. Et mulle ka, kui ma alustasin eelmine aasta suvel, siis tules isa ka investor
ütles ka, et kui sa nagu raha tahad hoida, siis Coopil on kõige parem intress. et 2 vist isegi, see on väga kõrge. praeguses ütleme majanduskeskkonnas on see väga hea. jah, et mõtled teha, et Hoiuseks aga iga summa on oluline, mis sa suudad säästa või lihtsalt passiivselt saada. ja ma täpsustan, miks see on nagu oluline. üks leht oli ka, kus saab vaadata, millised pangad kuuluvad sinna listi, millel, kui sa hoiad seal raha, on sul igas pangas 100 000 bruto tagatud riiklikult. ehk siis, kui pangaga midagi juhtub, siis riik maksab kuni 100 000. nagu sul on turvatud selles mõttes, et see on väga oluline nüanss. mina olen enda jaoks samamoodi selle läbi mõelnud, kui ma olen eakam, siis kui mul on rohkem vara, siis ma kasutan neid võimalusi ja hajutan pankade vahel, kui seda juhtub rohkem olema kui 100 000. et need on ka siuksed nipid, mida kui hakkate tegelema, siis leiate ja saate targemaks. mitte nii nagu see vanasti see Maapanga näide on ju, et kõik jäi juba rahast ilma. see oli päris hea. et mul lihtsalt endal tuli praegu see meelde, et ma panen endal meeldetuletusega, kui ma leian selle lingi, siis ma saan näidata, millised need finantsasutused siis on garanteeritud, et mis Eesti Panga kuskil kodulehel? erialides, nagu olete lugenud. Jaa, need ei ole üldse või kindlad. hoiulaenuühistud, need ei ole need. ega ametlikud pangad on minu jaoks suur. ma panen kirja, ma otsin teie minu meelest ongi, kui on ettevõtte nimes sees sõna pank, siis see juba tähendabki seda, et ta peab olema, sellepärast ongi need erialid ja hoiulaenuühistud, seal ei saagi olla sõna pank. jaa. ja kui protsendid on ikka liiga suured, siis mõtled. mõtle natuke loogiliselt. jah, et hakkad mõtlema kohe, et 12%. pank, Coop pank. nii, ja kolmas konto on mul siis selles pangas, kus mul tuleb palk, kust ma teen need ostud, mida ma tahan või vaja. ja sealt, kus ma siis kannan, kuhu vaja on ja maksan oma maksud. Need maksud lihtsalt ma kannan kohe füüsiliselt ise nagu, mille peale mul läks sinna enda tabelisse. see on minu hästi lemmik. tuli rohkem juba nagu. aga see toiduraha ja on majapidamisraha sul lihtsalt läheb niimoodi, siis sa tead, et see selles summa sai puutu. Jah. see on distsipliin. see on vist sul siis samal kontol, kui palk tuleb. see oli seal, aga ma kolisin ta ära Coop panka, sellepärast et samas pangas, aga erinevad kontod olid. ja saab olla, aga ma ei ole teinud. mitu panka sul siis on? 4 3. panka? ei, aga üks tuli ju, Kontod. üks oli see toiduraha oma, üks oli siis sul see enda investeerimiskonto. aga see toiduraha, kust see tuleb, see tuleb? kannan ise. kannad, Jah, nii, ise see on kannan. rohkem, sinna peab ja vot tulema. see pilt, mis siin on tegelikult illustratsiooniks pandud, ma tahtsin sellest rääkida, aga mul läks meelest. et see nagu lühidalt eesti keelde tõlgituna ongi see, et hakka pihta. üks küsimus, kas te investeerite eraisikuna või ettevõttena? Eraisikuna mina. kuna ta ostab praegu börsilt eraldajatelt, ütleme Eesti või Balti aktsiaid onju, siis kui sa saad sealt dividendi, siis selle pealt on juba tulumaks ära võetud ja sa saad kasutada neid siis investeerimiskontol kui enda sissemakset. et oma investeerimiskonto osas tahtsingi öelda, et kui te alustate, siis tehkegi eraldi konto ja kõik sissemaksed, mis te sinna aasta jooksul teete, et kui tuleb veebruaris tuludeklar, siis võtate selle panga väljavõtte, panete linnukesed sinna, et need on sissemaksed ja saadate maksuametisse, siis te saate lükata maksukohustust kogu aeg edasi. et kui sa tahad 10 aasta pärast seda raha välja võtta, mis seal on, siis kui sa oled ära märkinud iga aasta, et need on sinu sissemaksed, siis sa oled nende pealt maksu maksnud onju. sa ei pea nende pealt uuesti enam maksma, vaid selle pealt, mis kasvab. no lihtne näide, sa paned 100 eurot see aasta ja järgmine aasta võtad 150 välja. siis sa maksad selle 50 pealt 20% tulumaksu, ehk sa saad tagasi võtta 140. puhas kasv 40 eurot. on siuke. aga kui ma investeerin see 50? Reinvesteerid, siis sa ei maksa vahepeal makse jah. ta on kasvuna seal kontol sul. ja see on nagu eraettevõtjale ja. see on eraisikule. eraisikule ja ettevõtjale ühtemoodi või on see teistmoodi? ettevõttes on teistmoodi, ettevõttes on Balti aktsiaid suht mõtet osta. ütleme, et sul on OÜ investeerimiseks, nagu mina kasutan. noh, ma võtan seda sellepärast nagu kergemalt, et minu OÜ osutab nagu teenust teistele ettevõtetele, mille eest ma saan tulu. ja ma kasutan siis seda tulu investeerimiseks. et kui ma nüüd seal ostan näiteks Balti aktsiaid, mille dividendilt on tulumaks makstud
ja ma üks hetk tahan ettevõttest endale dividendi sa maksta, maksad uuesti ikkagi. siis ma maksan uuesti. see on see topeltmaksustamine. aga see on ainult Eesti dividendiaktsiate puhul. ja kuna minul on investeerimise horisont ka väga pikk, siis ma ei tahagi sealt midagi välja võtta praegu. minu jaoks on see, et võib-olla see ettevõttest kunagi ma annan lastele osalused ja siis me elamegi dividendidest. igakuiselt, iga aasta ettevõte maksab oma osanikele dividendi, nagu Ilme sai Tallinna Sadamast või kust iganes sa oled ja saanud. ma sain kirjast veel. aga näiteks võib-olla oleks niimoodi kasulikum, et mingeid asju investeerid siis eraisikuga, siis tegelikult soovitatakse ju väga palju ettevõtteid. selleks ongi võtta piiber. jaa, et mul on mõlemad. et aga vot see on nagu minu tee, igalühel on oma tee valida. et ma soovitan, kui tahate pikalt investeerida ja mõtlete, et äkki ma pakun mingit teenust, et noh, millelt ma ei saa iga kord ju, keegi ei maksa sulas. võib-olla ma esitan arve, teen mingit raamatupidamisteenust, on ju, nagu Külli teeb mingit brändimisteenust. et sa saad sama ettevõtte all ju seda raha edasi investeerida. sa kasvatad endale seda nagu tuleviku pensioni. üks asi on kolmas sammas, on sul OÜ, ma ei tea, siis on eraisiku investeerimiskonto. kasuta kõik lahendused ära, et see maksutõhusus on hästi oluline, mille noh, me räägimegi pärast sellest. Ilme võtab siis kokku. jaa, see pilt on nüüd mul teadlikult valitud just sellepärast kahel põhjusel. esimene põhjus on see, et selle hobiga ma hakkasin tegelema, kui ma olin 50. Ei ole hilja alustada juurde hobidega ega investeerimisega ega mitte millegagi siin elus. Ükskõik mis vanusest päratab. ja teine põhjus selle pildi valikul oli see, et selle elemendi nimi on Superman. ja kui mina võtan oma LHV konto lahti, arvake ära, mis ma mõtlen. ma olen üks supernaine. et eks ma natuke tahan infota taga muidugi, et mul läks väga kaua aega, et selle elemendini jõuda. aga jah, et nendel kahel põhjusel ma tahtsin selle pildi sellised. soovitused jah, siis, et alusta vähemalt ühe rahatarkuse raamatu lugemisega. minu soovitused on need, mis ma enne ütlesin. rikkaks saamise õpid või raha edu põhimõtted. või siis mõlemad riburad. siis tulude-kulude portfelli, just tulude-kulude tabel, et sa saad aru sellest, kuhu ja kui palju sul kulub. sa võid arvata, et sa tead, sa ei tea. räägin oma kogemusest ja portfell on jah selleks, et sul kõik asjad oleks ühes koos kellegi jaoks, kes on sinu jaoks olnud. meelerahufond peab olema sel põhjusel kindlasti olemas, et elus on muutusi. ja kolmas sammas on sinu enda jaoks. sest kunagi oleme kindlasti kõik punktis, kui me kas ei ole võimelised töötama või meid ei taheta sinna vanaks. Üksikaktsiad ja võlakirjad, nagu rääkisin jah, et aktsiad iseenesest tahan, et teaksid minu tütrele. dividendid vaatan edaspidi, mis ma teen. võlakirjad samamoodi siis jäävad siiski tütrele. alustamine sõltub vanusest, sellest rääkisin ka. Enese täiendamise kohta tahtsin nüüd rääkida seda, et ärge jääge toppama selle taha, et ma ei tea midagi või et mul ei ole aega ennast täiendada või ma ei tahagi ennast täiendada tegelikult. sest et mina näiteks, ma tegelikult tunnistan ausalt, mul on rumal inimene. Ma teen lihtsalt enda jaoks selgeks asjad, mis minu jaoks nagu töötavad. Kui näiteks ma ei räägi mingite finantsalaste terminitega, sest mis on põhjus, ma ei tea nüüd. Mul ei ole vaja nüüd. Minu jaoks on oluline see, mis minu jaoks toimib. Kui te ei oma neid teadmisi ja te ei taha täiendada, ärge jätke midagi tegemata. Kindlasti leiate inimese või inimeste grupi, kellel on teadmised juba olemas ja kes hea meelega jagavad. Et näiteks selles raamatus, mida ma praegu loen, on, seal oli Henry Fordi näite. Tal on 6 klassi haridust. Ta omab
miljoneid. kas ta teab kõike ise? ta ei tea, aga tal on tiim loodud, kellel on kõik selleks vajalikud teadmised, et luua seda, mida tema tahab. see tiim on hästi tähtis. ärge jätke sellepärast asju tegemata, teil ei ole veel teadmisi. nagu minu näitel näete, piisab paari raamatu lugemisest pluss ühest rahatarkust sõbrast. et see on natukene esitlusel Mareku upitamiseks, aga nii ta paraku on. ja siis, kui mu sõpradest keegi juhtub seda vaatama, siis ma palun väga vabandust, et ma olen salatsenud. jälle selles raamatus on kirjas, et ebaedu üks suuri põhjuseid on see, et mida teised minust arvavad. minul on selle salatsemise põhjuseks just see, et mida teised minust arvavad. kas nad mõtlevad mul lolliks läinud? et ma olen nagu meie sõpruskonnas nagunii kõige imelikum oma hobidega. et ja siis ma tulen mingi sellise teemaga välja, ma olen katsejänes oma tütar, kelle peal ma nagu katsetan mingit infot, et ma hakkasin talle rääkima säästmisest, siis ma nägin juba seda nägu, et lolliks läinud. siis on niimoodi, et näiteks vaatame nüüd praeguse hetke seis, vaatame kappi. tütar ütleb neil see on, no me teeme seda süüa, vaata, et sa midagi ei osta. Lähen õhtul koju, politsei on ukses, näita, mis asja. midagi ei ostnud, ma ei julgekski. et ja siis teine, kui ma hakkasin talle rääkima, ma tegin enda selle infoveekonto lahti, siis vaata tütar, need on sellised asjad, et näed, mul on sellised asjad ostetud, ta vaatas selle niimoodi. olgu. eile just ta ütleski, et tead, et mis on minu kokkupuude dividendidega või? ma ütlesin, no päris huvitav on ju. Monopoli mängus maksti mulle 150 € dividende. et selles mõttes, et kui ma nagu näen juba oma tütre reaktsiooni, me tahame mõelda, et meid ei huvita, mida teised meist arvavad, tegelikult väga huvitav. ja sinna jääbki see, ma ei ole üldse kade näiteks praegu nüüd, kui keegi sõpradest näeb seda lugu ja tuleb küsima, et kuule, et kuidas sa ikka teed niimoodi, mul ei ole üldse kade rääkida, aga sellega nagu lagedale tulla, see on väga raske. et rääkida, et sa teed mingeid uusi asju, mis on teiste jaoks võõrad. sest et ega mina ei ole võtnud endale eesmärgiks ka mingit nagu rikkaks saada. lihtsalt nagu ongi, et paigutada oma raha, et see kasvaks natuke ja et sa saaksid passiivset tulu, mille jaoks ei peagi midagi tegema, et sa paned lihtsalt raha õigesse kohta. peamine asi muidugi on seda, kui te raamatu loete, siis on ka see, et investeerida ei tohi raha, mida te kaotada mille kaotamine teeks teile haiget. investeerida, nagu mina teengi, ma investeerin selle raha, mis on mul juba vaba kuu lõpus. ja mitte niimoodi, et ma investeeringi kuu alguses ära, et need aktsiad, mida tahan, on jumala hea hinnaga onju. siis kuu lõpus mõtlen, et nüüd tuli see välja minek, jah. kust ma nüüd siis raha saan? võtan meelega fondist. see on jumala vale mõtlemine. et jah, pigem seda. ja siis ma tahtsin rääkida natukene ikkagi nendest summadest, mis nagu aasta jooksul, need on väga olulised summad. et see raha, mis ma olen pannud nüüd eelmise aasta oktoobrist 3. sambasse, tänu sellele, et see raha on edasi investeeritud, on see raha kasvanud 770 €. ühe aastaga siis? Jah, ühe aastaga. kui ma koguks ise endale pensioniraha enda pangakonto peale, siis oleks see summa täpselt sama seal. või noh, jah, kui oleks see nagu Cooppangas, siis oleks üks kõrgem. ja sellele lisaks iga aasta tulumaksutavastus. nii, võlgu nende summade peale on ju. see on 500 € tagasi. 770 pluss 500, mida ma nüüd ei oleks. ühe kuu palk, mis on? kui ma ei oleks alustanud. nii. aktsiaportfell, kasv, hinnatõusud, noh, nagu ma ütlesin, et on ainult tegelikult
firmad, mille aktsiad on väga tõusnud, et teised on ikkagi nagu samal tasemel. aga kasv on seal 1400 eurot kogu selle aastase investeeringu pealt. pluss dividendid, mis ma olen saanud siis, kui ma alustasin veebruaris ja viimased dividendid ma sain juulis. See teeb siis 5 kuu dividendid 85 eurot. anti jälle niisama. Lisaks sellele, mis mina oma raha panin alla. Ja siis nüüd võlakirjad. Et noh, see on nagu see seis, kui ma müüks. Et seal on mul kasvu, noh, seal igapäevaselt kõik 60 euro juures. Need on väga olulised asjad, mis peaks nagu käima tõmbama. Et tegelikult ju päris hea summa, see on nagu kokku lõin 2300. sealt pealt tuleb sul veel intressimaksu jäänud. Neid sa ei ole arvestanud. Need on niisama jälle. Ühesõnaga aastas üle 2000 euro niisama siis Okay. enam ei tee. Jah, selles mõttes niisama, et kui sul oleks ta oma pangakonto peal siis see oleks, või ümbrikus. siis ei oleks tänu seda enda juhtunud. tegevustele. Võib öelda, et sa alustasid investeerimisega, sul oli meelerahufond 3 kuu jagu. Ehk siis, kui sa ise tahad neid numbreid öelda, siis see ei ole eputamiseks, aga see on see, et miks ma Ilme siia rääkima kutsusin, sest tema on uutele inimestele kõige lähemal. Ta on aasta teinud, mina olen juba varsti 2 välja. Ja sinul on ka teisi sissetulekuid, aga mina elan ainult palgast. Et nagu, et äkki keegi samastub minuga lihtsalt, et see on võimalik. Et lihtsad inimesed teevad täpselt samu asju, et sa ei pea olema finantstark, sa ei pea kasutama mingeid keerulisi sõnu. Tuleb inimene, kes võib-olla kõnetab teid rohkem kui mina, et minu ülesanne on see, et keegi siin inimene, kes tegeleb sellega, kõnetaks järgmist. Et tuleks 1 juurde, 2, 3, et see nagu, noh on ju see liitintress. See samamoodi toimib ka, et inimesed õpivad ja võtavad harjumusi üle. Kogukond muutub. Et kui on rohkem selliseid inimesi, siis üks hetk, kui meil on üks inimene siin 1000 hulgas, kellel on võlgades raskusi, ta lihtsalt selles mõttekeskkonnas ise hakkab paremini elama. Väga hea. Sa tahad lisada veel midagi? Äkki seda jah, et veel korra üle rõhutada järjepidevust, siis seda, et kõik ei tohi endale keelata. Sest et mina näiteks ka ma käin korramas kuumassaažis. See on minu jaoks, mul on nii kehal hea kui ka mu vaimule, sest et Mari-Liis Tšau, kui sa seda vaatad, ma tean, et sa lõpuks vaatad. Et temaga on lihtsalt hea rääkida, see on mu hingele ka hea. Et sa peadki endale ikkagi asju lubama, nagu praegu see reis oli, et see oligi minu pai endale aasta tubli olemise eest. Ja jah, minu juures on palju inimesi, kes mind toetavad. Rahateekonnal on praegu nüüd Marek olnud, sellepärast ma pole julgenud peale rääkida. Aga muidu on jah, aitäh teile kõigile, kes te olete minu jaoks olemas ja rahulikku jõuluootust kõigile teile ja kui teil jõulud äkki on korra nagu kadunud, on ju, siis mina varastasin need ära. Sest ma olen nagu tänu kaubanduses töötamisele olen cringe, aga te teate vähemalt, kas need üles leida. Nii et hakake pihta ja olge tublid ja kui minu tänase eneseületuse tulemus on kas või see, et üks inimene kirjutab mulle, et tead Ilme, ma sain sellest sinu loost inspiratsiooni.